Oi, tere imelised hinged! Ma räägin täna ühe tiipiloo, kui oluline tegelikult on oma sisetunde järgi talitleda. Minu vanaema oli nii-öelda haiglas juba pikemat aega ja oli aru saada, et mingil hetkel ta siis lahkub siit kehastusest, kuna ta oli juba päris vana. Aga me keegi ei teadnud seda, kuna see juhtub ja me käisime iga nädal teda vaatamas ja see justkui sai meile rutiiniks, et me näeme teda iga nädal. Ja me automaatselt arvasime, et küll on veel aega ja järgmine nädal teda näeme jälle ja üks hetk, kui me vaatamas käisime ja jälle tegime tavapärase rutiini ära, söötsime teda, rääkisime juttu, kuigi ta enam väga ei näinud ja ta ise ei suutnud enam süüa ka, toitsime teda, siis automaatselt mõtlesime, okei, näeme järgmine nädal ja varsti tuleme jälle külla. Ja kui ma hakkasin siis nagu ära minema sealt voodi juurest, siis mu jalad olid naelutatud, siis ma tundsin, et ma ei saa ära minna. Ma ei saa ära minna, ma olin nagu täiesti sinna kinni naelutatud. Mõtlesin, et huvitav, mis asi see on, et nagu okei, olgu, ma jään siis. Ehk siis ma usaldasin oma sisetunnet, ma siis jään. Kuigi mõistus tahtis mind juba minema viia ja mõistus ütles, et mis sa jääd, umbes, et sa oled juba siin, ma ei tea, tund aega olnud ja nagu mõistus tahtis mind minema viia sealt. Ja vana mina olekski minema sammunud ja ei oleks kuulanud oma sisehäält ja seda tugevat tunnet, et jää veel siia. Ja ma ei teadnud, miks ma pean sinna jääma, aga ma ometigi jäin. Ma jäin üksinda, ma jäin sinna veel võib-olla 15 minutiks, see oli küll lühikene aeg, aga sellel 15 minutil oli märgiline tähendus. Ja sel hetkel hakkasid maagilised asjad juhtuma. Nüüd ma tagantjärele saan öelda. Ma jäin sinna, mulle tuli justkui nagu sõnum, et võtta käest kinni temalt. Ma võtsin käest kinni temalt ja pigistasin ta kätt, ta pigistas vastu. Ja siis tuleb järgmine sõnum, et justkui silitada juukseid. Ja ma hakkasin ta juukseid silitama ja siis ma mõtlesin, issand jumal, ma ei ole ta juukseid ju silitan sellisel moel. Ma hakkasin ta juukseid silitama. Pigistasin kätt, silitasin juukseid, kordasin veel üle, kes ma olen. Ja siis mõttest tulevad sõnumid, et ütle talle, et sa armastad teda. Ütle talle, et sa armastad teda. Tuleb klomp jälle kurku. See on nii ilus. Ma ütlesin läbi tugeva juhatuse energeetiliselt. Ma armastan sind, ma väga-väga armastan sind. Sa oled mulle nii kallis, sa oled mulle nii oluline. Aitäh elu eest, aitäh sulle elu eest, sest et minu vanaema on ju väga tihedalt seotud sellega, et mina siia sündisin. Ja siis ma nägin, kuidas, ja samal ajal ma silitan ta juukseid ja siis ma panin nagu pea rinna peale ja kallistasin. Ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud, sest me oleme olnud lähedased, aga meil ei ole olnud sellist füüsilist lähedust. Seda on kardetud näidata ja seda ei ole nagu minu perekonnas väga näidatud välja. Aga sel hetkel ma tundsin, et kõik see, mida ma teen, on õige ja tuli nii puhtast südamest ja kanalist, et ma ei saanud seda ignoreerida. Ja seal ma siis silitasin tema juukseid ja siis tal tuleb nagu, siis ma nägin, kuidas tal tuli nagu see pool, kus mina seisin, tal tuli nagu pisar, tuli silmast välja. Ja see oli nagu nii ilus. Ja siis ma lihtsalt lahistasin nutta seal, ja see oli nii ilus. Ja mul ei tunne, et ma jääkski siia teda paitama. Ja ma ei tahtnud ära tulla sealt. Mul ei tunne, et ma jään siia. Ma jäängi siia. Ja ometigi ma sain aru, et okei, nüüd mul tuleb lahkuda. Ma läksin ära. Ja tagasi teel koju Tartusse oli umbes 40 minutit. Terve tee ma lihtsalt nutsin, ma puhastusin. Ma mõtlesin, huvitav, mis minuga toimub. Ma olin nagu esimest korda teda elus justkui vastu võtnud, täiesti tingimusteta. Ma olin talle esimest korda öelnud, et ma armastan sind. Ma olin talle vist esimest korda äkki silitanud ta juukseid selliselt, et tema lihtsalt on nagu selline vastuvõtja ja mina andja. Ma olin vist esimest korda talle lihtsalt pigistanud kätt ja ütlenud, et sa oled väga kallis, aitäh elu eest. Ma ütlesin talle esimest korda neid sõnu ja terve tee ma lihtsalt nutsin, puhastusin, ägisesin. Ja ma sain aru, et ma justkui ka leppisin tema surmaga. Ehk siis see 15 minutit, mis ma tema voodi kõrval olin, ma võtsin ta vastu, ma tänasin teda elu eest ja samas ka ma leppisin juba tema surmaga, ometigi ta ei olnud veel surnud. Ja see oli imeilus protsess, mis ma seal läbi tegin, sest mu sisetunne juhatas ja ütles, et
ära mine ära veel, sa pead jääma siia. Ja 2 nädalat hiljem mu vanaema hing otsustas lahkuda. Ja me ei näinud teda enam, sellepärast et 1 nädalavahetus jäi meil vahele. Me ei saanud kahjuks minna. Ja nüüd tagantjärele ma saan aru, et see oli oluliselt märgiline tähendus, et ma jäin sinna voodi kõrvale, ma olin naelutatuna ja see oli põhjusega, sest see oligi viimane kord, kui ma teda nägin. Ja see oli imeline. See on ehe näide sellest, et kui oluline on kuulata oma sisetunnet, seda tugevamat juhatust, mis tuleb läbi keha ja sind naelutab kuskile või ütleb sulle, mida teha, siis lihtsalt seda usaldades hiljem alles sa saad aru, kui oluline väärtus sellel on. Sest kui ma ei oleks teinud seda, ma oleks jäänud ennast võib-olla süüdistama, et miks ma ei kuulanud ennast. Sisetunne tahtis mind hoiatada või sisetunne tahtis mulle juba öelda. Ehk siis see on minu lugu. Ja minu süda oli meeletult rahul, kui ma kuulsin, et mu vanaema hing on lahkunud sellest füüsilisest kehast. Minu süda oli rahul, sest mina olin teinud ära selle viimase olulise hetke.